Ja esimene video on nüüd teie ees. Palun! Kui noorsootööd ei oleks, siis noored muutuksid nähtamatuks, sest et neil puudub see keskkond, kus märgatakse neid sellisena, nagu nad on. Kui noorsootööd ja huviharidust ei oleks, siis minu arvates oleks maailmast üks väga oluline osa puudu, mis annab sellise olulise terviku ühe inimese elus. Huviharidusringis saavad kokku inimesed, kellel on üks ja sama huvi, mis neid ühendab. See, kes võib klassis olla nii-öelda heidik või kellega ei suhelda, et võib tulla sinna, ta saab aru, et need minu inimesed lihtsalt on siin. Need teised noored ja noorsootöötajad ja huvihariduse õpetajad ja huviringide läbiviijad, nad on seal sinu jaoks ja nad ootavad sind. Ja nad aitavad sul leida selle sinu potentsiaali. Ma hea meelega tutvustan neid vastuseid, mida üks noor ütleb, kui tema käest küsida, miks ma osalen huvihariduses. Kunstikool on minu jaoks nagu teine kodu. Ilma kunstikoolita ei oleks mul sõpru. Kui noorsootööd ei oleks paljude noorte elu kindlasti vaesem, sest neil puuduks väljaspool kodu koht, kus nad saaksid tunda ennast päriselt endana, ilma et keegi neid kritiseeriks, neid tagakiusaks ja neist midagi halba mõtleks. Kui sa pole noortekeskuses käinud, siis pole mõtet karta ja proovi ühe korra minna ja kui meeldib, siis hakka nagu uuesti käima, sest seal on väga tore ja väga palju tegevusi. Need noortekeskuse töötajad tulid mulle sõbralikult vastu, rääkisid endast, rääkisid noortekeskusest ja tutvustasid, mis seal saab kõike teha ja mis nad ise teevad. Mina ütleksin noortele, kes kahtlevad tulla noortekeskusesse, et te võiksite ikka ära proovida seda. Seal töötajad on väga toredad, et nad ei vea alt, nad kogu aeg on sinu jaoks olemas seal. Ma arvan, et kui mu elus elas praegu balletikooli ega kunstikooli, oleks mu elu kindlasti väga igav ja ausalt öeldes ma ei tea, millega ma praegu tegeleks. Just seal olen leidnud palju sõpru ja toredaid klassikaaslasi. Et mul on kontakt oma õpetajaga, mul on kontakt kaasõpilasega ja see ei toimu läbi ekraani või läbi kõlari, vaid see toimub silmast silma. Noorsootöö on keskkond, kus sa saad olla täpselt selline, nagu sa oled. Ehk siis noorsootöös on väga madal lävepakk ja me ei sea ühtegi ootust ega eeldust sellele, et sa sisened noortekeskusesse. Nii palju kui mina näen, mõjub see noortele üli tervistavalt ja annab mingisuguse lootuse ja hingamisega neile, kes ma näen, et ei ole kuskil mujal eriti kokku puutunud üldse kunstidega ja ta satub teatrisse, mis on mingis mõttes paljude kunstilikkide hübriid, et on võimalik tegeleda ägedate asjadega. Me saame toetada noorte initsiatiivi, me saame märgata seda sädet, mis neil tekib näiteks siis, kui nad soovivad kontserti korraldada või nad tahavad mingit festivali teha või nad tahavad kogukonnas midagi paremaks muuta. Ja täiskasvanutele, kes võib-olla noorsootööst hetkel veel nii palju ei tea, siis ma soovitan minge oma kohaliku noortekeskusesse, koputage uksele, rääkige noorsootöötajaga, vaadake, mis seal tehakse, kuulake, mis seal tehakse, vaadake neid noori ja mõelge natukene tagasi oma noorusajale ja te saate aru, et tegelikult saite vist teie ka natukene osa noorsootööst. Kui tulla jälle selle hästi sügava ja tõsise teema juurde, siis üks noor vastas ka eriti ausalt, et kui kunstikool kinni panna, siis minu jaoks tähendaks see emotsionaalset enesetappu. Noorsootöö annab mulle endiselt motivatsiooni. Ma olen väga inspireeritud noortest, kes on minu ümber ja see on see keskkond, kus ma tunnen, et kõik on võimalik, ka see, mis esmapilgul võib tunduda võimatu.